Tere! Täna ma seisan siin jasmiinipõõsa ja kompostri vahel, sellepärast et mul on plaanis teile ette lugeda lõike ühest raamatust, mis mingis mõttes räägib sellest, kuidas asi, mis alguses kas on ilus või vähemasti tundub ilus, võib hapuks minna. Ja sellest, et siis võib hakata juhtuma üsna jubedaid asju. See raamat kannab pealkirja Vangerdused, tekstid on siia kirjutanud Jan Kaus, pildid on teinud Flo Kasearu. Ja raamatu idee pärineb Pärnu naiste tugikeskuselt. Selle järgi te võib-olla juba saate aru, mis on selle raamatu teemaks. See on koduvägivald. Raamatu kirjutamisel on Jan Kaus nii-öelda saanud inspiratsiooni või ühesõnaga tutvunud tõesti sündinud koduvägivalla lugudega, mida mõned julged naised on söandanud jutustada väljaspool kodu ja püüdnud neile siis anda sellise kunstilise vormi. Ja mulle tundub, et ta on seda teinud väga õnnestunult. Et siin on mõni neist võib tunduda võib-olla isegi pisut naljakas, aga samas jääb alati kuhugi taustale selline vaikne, salakaval õudus ja mingisugune jälkus kumiseb siin taga. Kokkuvõttes raamatuna väga selline õilis tegu mu meelest ja väga hästi õnnestunud. See lugu, mille ma ette loen, kannab numbrit 16. Oli üks mees, kes läks endast välja vaid üks kord elus. Mehele meeldis parafraseerida Sokratest. Tunne iseennast alati ära. Sellise sõnastuse taga oli muidugi suur lugemus ja aastatepikkune mõttetöö. 2 kõrgharidust, doktoritöö irratsionalismist, mille tõttu pidas mees ennast vaata et täiuslikuks mõistuse inimeseks, kellekski, kes lähtub üksnes faktidest. Kui naine ütles mehele ükskord, et tollele ainult tundub nii, sest mõnikord võib inimene pidada faktideks oma tundmusi, pidi mees ennast kõvasti kokku võtma, et mitte muhelema hakata. Ta püüdis naisega oma tundeid mitte jagada. See olnuks äärmiselt ebapedagoogiline, sest naised ei koosnenudki muust kui tunnetest. Mõistus oli meeste maailm. Naistele jäi mõistlikkus, mida tuli õpetada ja õppida. Kannatlikult, isegi teatud rangusega, pidevalt emotsionaalsuse tulvaveega võideldes. Kui naine mõistlikkuse vastu eksis, vähendas mees kas päevaraha, liikumisvõimalusi või toiduratsioone, kuna ta pidas abielu kokkuleppeks ning läbimõeldud käitumist selle kõige olulisemaks jooneks. Mees oli piirangute ja karistuste süsteemist vaimustuses, kaaludes isegi oma koduse reeglistiku patenteerimist. Oli oluline, et naisele loodaks võimalus olla ennekõike armas ja kasulik ning et naine ise oma armsusest ja kasulikkusest aru saaks. Kuna naiselik mõtteviis oli mehe meelest irratsionaalne, fakt, hoidis mees oma armsamat eemal kodusest eelarvest ja jagas talle raha sihtotstarbeliselt. Tõsi, seda kulus mõnikord õige palju, sest naisel oli palju rolle. Koduse entroopiaga võitlemine, koristamine, mehe esteetilise tundlikkuse rahuldamine, ilu ning mehe irratsionaalsete impulsside mõistlik maandamine, seks. Kui naine avaldas soovi tööle minna või autojuhi load teha, leidis mees kinnitust tõele, mille kohaselt tähendas naiselikkuse ohjeldamine elukestvat õpet. Sellegi poolest tõstis naises üha enam pead trots. Mehel oli raske seda mõista. Lubatagu, mis enese teostus? Naine teostab ennast ju mehe kaudu. Nende arutelud muutusid üha intensiivsemaks. Mida ratsionaalsemalt püüdis mees naist õigele rajale aidata, seda irratsionaalsemalt hakkas naine vastu. Viimaks said aruteludest vaidlused ja vaidlustest tülid. Mees otsustas iga hinna eest säilitada rahu ning suurendada piiranguid. Ta keelas naisele omapäi väljas käia ning hakkas naist ise sõidutama.
Naine aga kasutas autot foorumina. See osutus mehe jaoks eriti keeruliseks. Oli tülikas pidada argumenteeritud väitlust ja samas veatult autot juhtida. Ühe sõidu ajal ütles naine: "Ma tahan ära minna." "Mis see ära minna?" imestas mees. "Jah," vastas naine. "Ära minna," kordas mees ja ootas muhelust. Aga seda ei tulnud. Tuli hoopis mingi imelik sogane soojus. Tiigivesi, mis hakkas kiiresti kuumenema, mullitama, pulbitsema. Mehe silme ees lõhkesid pisikesed mädamunad. "Ära minna," ütles ta. "Ära minna, no aga läheme siis ära." Mees vajutas gaasipedaalile. "Mida sa hull teed?" kiljatas naine. "Ära lähen," hüüdis mees. Kuumus paiskus temast välja nagu vulkaanist. "Me läheme koos ära." Auto kaotas juhitavuse ja paiskus vastassuuna vööndisse hetkel, kui mees sai aru, et esimest korda elus ei tunne ta iseennast ära. Vaat selline lugu siis sellest kaunilt kollasest raamatust, mille sisu on mingis mõttes kah kaunis, aga mingis mõttes jälle ääretult inetu. Loodan, et teie suvi tuleb ilusam kui nende naiste elus ette tulnud paljud suved. Tundke rõõmu sellest, et te elate ja et te saate elada teiste inimestega koos, saate neid armastada ja neid hoida ja et teidki armastatakse ja hoitakse. Lugege vahepeal raamatuid ka. Ma loodan, et me sügisel saame siis sellest rääkida, mida keegi lugenud on ja loodetavasti kohtume siin kohvikõrvase raamatusoovituste rubriigis sügisel uuesti. Kõike head teile!